Kui rahaasjad on selged, siis teise sammuna tuleks enda jaoks väga selgelt kirja panna kõik olulised kriteeriumid, mida sa sellelt tulevaselt kodult või investeerimisobjektilt ootad. Võta paberi pliiats või kui sa tahad väga põhjalik olla, pane kõik Excelisse, aga on väga palju erinevaid nüansse, mis sa peaksid enda jaoks läbi mõtlema. Otsid sa duši või vanniga kodu, peaks seal olema 1 või 2 parkimiskohta, kas see on korter, paarismaja, maja, soovid sa üldse osta maalappi ja sinna ehitada maja. Need on kõik väga olulised kriteeriumid, mis tuleb kohe alguses väga selgelt läbi mõelda, sellepärast et igal kinnisvara tüübil on selgelt oma plussid ja lähtuvalt nendest rahalistest võimalustest, mis sul on, saad sa teha siis enda jaoks kõige optimaalsemad valikud. Kui sa oled kõik kriteeriumid paika saanud, võimaldab see sul oluliselt paremini orienteeruda kinnisvaraportaalides pakutavate objektide vahel. See ühtlasi tegelikult paneb paika ka selle, et sul tekib arusaam, kas sinu tänased ootused uue kodu osas ja sinu reaalsed rahalised võimalused kattuvad omavahel või mitte. Kui sa oled enda jaoks kõik kriteeriumid paika pannud, on sul selle võrra lihtsam portaalides ringi surfata ja need objektid, mis sul ette tulevad, haakuvad tõenäoliselt üsna täpselt sellega, mida sa oma tulevaselt kodult ootad. Üks koht, kust võib tekkida väike error, on see, kui sinu tänane laenuvõimekus on väiksem kui nendele kriteeriumitele vastav kodu, mida sa endale osta tahaksid. Sellisel juhul tuleb tõenäoliselt mingites kriteeriumites järeleandmisi teha, et vajadus ja võimekus omavahel tasakaalu saada. Tänase video lõpuosas annan ma sulle ka ühe väga hea tasuta nipi, kuidas leida lihtsa vaevaga ka selliseid objekte, mis võib-olla tavapärase otsingu korral sinu silmapiirile üldse ei satukski.